tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist, vabandust, mitte Brüsselist, vaid Strasbourgist. Kuna me oleme harjunud Brüsselis olema pidevalt, siis lähevad need linnade nimed isegi segamini. Kuid loomulikult selleks, et tulla siia kokku ja pidada täiskogu istungeid, debatte, hääletada, siis võetakse iga kuu peaaegu nädalaks ajaks Strasbourgi, mis läheb maksma muidugi maksumaksjate raha sadades miljonitest, aga loomulikult euroopalikud väärtused peavad ju olema kallid. Kas pole mitte ilus. Kuid mis on toimunud siin märtsi lõpu, aprilli alguse täiskogu istungitel? Täna on küll 2. aprill, kolmapäeva õhtupoolik. Veel ametlikult homme on ka veel mõned debatid, kuid kuna ma tulen juba täna õhtul tagasi Eestisse, selleks, et homme ehk neljapäeval osaleda Tallinna linnavolikogu istungil, selleks, et loomulikult esindada ka siis Tallinna linnavalijaid, erinevalt võib-olla mõndadest Euroopa Parlamendi liikmetest, siis olen üritanud siin viimastel päevadel olla võimalikult produktiivne ja samal ajal jõuda ka linnavolikogu istungile. Kõige olulised asjad vast. Eile hommikul tuli Kaja Kallas, Euroopa kõrge välisesindaja, andma parlamendi ette aru, et kuidas Euroopa peab püsima ühtsena, seisma ühtsete väärtuste eest ja debatt loomulikult seal, mida ma ka jälgisin poole silmaga, oli seinast seina. Et ühed tahavad ikka rajut föderalismi, teised jällegi ütlevad, et kuulge, et Kaja Kallas vast ei saa rääkida Hispaania, Itaalia, Läti või Soome nimel välispoliitikas, sest ta lihtsalt ei ole selleks kompetentne. Seejärel olid meil hääletused, väga lühikesed hääletused. Täna ehk kolmapäeval oli ka hääletuste aeg palju pikem, ligi 2 tundi. Täna siis kõige suuremad asjad, mille üle hääletati, olid 2 raportit, mis peaks andma siis suunised Euroopa Liidule, et kuidas siis ehitada edasi või kuidas luua sellist ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat. 2 eraldi raportit, mille siis mõlemas loomulikult toonitati vajadust toetada Ukrainat, samas et toonitati seda, et Euroopa peab ise endaga hakkama saama, samal ajal rohkem pöörama tähelepanu ka Lähis-Idale ja oli ka sellist Ameerika Ühendriikide kriitikat seoses praeguse ameeriklaste ehk Trumpi väljaütlemistega, tegutsemistega. Seega, ütleme, raportides mõlemas oli nii positiivseid asju kui ka oli negatiivseid asju, mille tõttu ma mõlemal hääletusel jäin neutraalseks, sest et ühest küljest ma olen täiesti nõus sellega, et Euroopa riigid peavadki ise rohkem panustama. Et lõppkokkuvõttes, kui Euroopa Liidu riikides kokku elab umbes 440 miljonit elanikku, siis Ameerika Ühendriikides elab 300 miljonit elanikku. Et see ei olegi nagu väga normaalne, et Euroopa riigid siis vahivad ainult ameeriklaste poole, et kuulge, et makske kinni meie julgeolek, aga samal ajal meie siin võtame vastu immigrante, peame üleval tasuta haridust, tasuta sotsiaalsüsteemi, mida Ameerika Ühendriikides ei ole. Et seega, need asjad ei ole võrdelised lihtsalt, et loomulikult Euroopa riigid peavadki ise rohkem panustama. Ja veelgi enam, et tegelikult Euroopa riigid peavad siis koopereeruma või tegema koostööd vastavalt oma regiooni riikidele. Et nii nagu ma olen korduvalt öelnud, ütlen uuesti, et näiteks Euroopas sees peaks olema ühesugune huvi teostada ühtseid relvahankeid, ühiseid sõjaväe väljaõppeid, nii-öelda siis harmoniseerima omavahel koostööd Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome, võib-olla ka Rootsi juurde, aga need 5 riiki, Poola, 3 Balti riiki ja Soome on täpselt samade julgeoleku huvidega, samade muredega ja ilmselgelt, kui juhtukski midagi toimuma meie regioonis, siis me kõik oleme sama supi sees. Ehk et meie asi on tegelikult ju nii-öelda enda koostööd ühtlustada. Ja samal ajal siis lastis teised Euroopa riigid seal lõuna või lääne pool teevad omamoodi. Seega nendes 2 raportis oli positiivseid asju, aga samal ajal hakata jällegi nagu mõnitama läbi mingite paragrahvide ameeriklasi ei ole ka väga tark tegu, et mida see lõpuks meile annab. Et seega nii-öelda pigem tasa ja targu võiks edasi sõuda, aga ikkagi selles suunas, et me rohkem saame ise hakkama ja vastutame ka ise oma enda julgeoleku ja enda tuleviku eest. Ja siis oli ka veel näiteks hääletus ühe raporti üle, mis rääkis inimõiguste olukorrast maailmas. Sellele ma hääletasin vastu, sest et seal oli sellist korralikku jama sees, kuidas kaitsta kõiki vähemuste õigusi ja transväärtusi ja üle maailma loomulikult. Et täna, kui Euroopa majandus on uppumas rohepöördesse, Euroopa riigid ei suuda oma julgeolekut tagada, välispiirid lekivad, siis rääkida midagi inimõiguste kaitsmisest ükskõik kas Kesk-Aafrikas või Kesk-Aasias, see ei ole lihtsalt kohane. Ja peale hääletusprotsessi, seda 2 tundi, algas siis üks tänase päeva põhidebatt, milleks oli see, et kuidas tagada sotsiaalne Euroopa. Ehk kuidas aidata Euroopa inimestel saada väärika palka, tulla toime igapäeva eluga,
kuidas neil oleks oma kodu olemas ja no loomulikult siis selle debati algataja oli üks roheliste liige, kes on kommunist, räägib oma ettepanekus sellest, kuidas Euroopas ikkagi tuleb ühtselt tagada kõigile, ma ei tea, free housing ehk nii-öelda ütleme elamispinnad, kel seda ei ole, siis tuleb loomulikult maksustada superrikkaid. Et see mõttes kõik need lahendused on puhas kommunism, mitte ei nähta probleemi selles, et Euroopa majandus on üle reguleeritud, mille tõttu ettevõtjad põgenevad Euroopast, mille tõttu nad ei suuda investeerida, mille tõttu nad ei suudagi maksta kõrgem palka või et mille tõttu on sotsiaalne Euroopa läbi kukkunud, kuna me teeme rohepööret, mille maksavad kinni just nimelt kõige vaesemad tarbijad. Et kui sellest põhiprobleemist aru ei saada, siis on võimatu leida ka normaalseid lahendusi. Ja näiteks ka Soome roheliste esindaja Maria Ohisalo, kes muideks oli minister Sanna Marini valitsuses, pidas oma kõne, rääkides sellest minuti jooksul, et kuidas me maksustame liiga vähe nii-öelda superrikkaid, miljardäre. Siis ma ei saanud talle kuidagi vastata debatis, aga jällegi see on see ideoloogiline probleem osade inimeste peades. Et tegelik probleem on just nimelt selles, et meil ei ole vaba turgu, meil ei ole vaba majandust, mille tõttu me ei saa ka eeldada, et ettevõtjad tahaksid investeerida, luua töökohti, teha äri, tugevdada meie majandust, tänu millele tuleb rohkem ressurssi, raha meie eelarvetesse, mille kaudu me saame tagada siis sotsiaalpoliitikat. Vaid nähakse hoopis mingit kommunismi, et nagu see Soome roheline, et maksustame superrikkaid. No hüva, me võime neid maksustada, aga probleem on selles, et nad põgenevad seejärel lihtsalt kas Monacosse, Šveitsi või üldse Euroopast välja. Et Prantsusmaal on kõige kõrgem maksumäär 80% nii-öelda nendele, kes teenivad vist üle €1 000 000 kuus, aga neid miljonäre väga Prantsusmaal ei ole. Et nad lähevad kogu oma raha ja finantsiga Monacosse ja Prantsusmaa ikka sellest rahast ilma. Et seega selline nii-öelda äärmus vasakpoolne kommunism ilmselgelt ei loo seda tulemust, nii nagu ei loonud ka inimeste vahel võrdsust Nõukogude Liit. Et sa võid ju kõigile Hruštšovkas pakkuda 2-toalist korterit, mis sulle ei kuulu, aga see ei tähenda, et sa naudid oma elu. Et seega, aga mina pidasin oma kõne selles debatis tuueski välja just nimelt 2 asjaolu. Et kui me tahame tõesti sotsiaalset Euroopat, siis esiteks rohepööre kohe prügikasti, kuna rohepööre takistab ettevõtjate vabadust, see takistab majanduskasvu, ülemäärased keskkonnaregulatsioonid viivad meid ebavõrdsesse olukorda võrreldes Hiina, India või Ameerika Ühendriikidega, mille tõttu ilmselgelt meie majandus kukub kokku. Ja teiseks, immigratsioon kontrolli jälle, sest praegu, kui Euroopa jätkuvalt aktsepteerib nii-öelda kas madala või olematu kvalifikatsiooniga inimeste tulekut Euroopasse, siis esiteks, kui nad leiavad töökoha, siis nad löövad tööturu hinna alla lihtsalt. Just odavatel töökohtadel, aga suur osa neist ei tahagi leida töökohta ja seetõttu nemad juba koormavad uuesti meie sotsiaalsüsteemi, mille tõttu kannatavad meie oma inimesed ja selle lõpu peavad kinni maksma meie enda maksumaksjad, töötajad ja seekaudu ka ettevõtjad. See kõne on leitav loomulikult sotsiaalmeediast, YouTube'ist ja minu kodulehelt jaakmadisson.ee, nii et kes soovib, saab takkajärgi ära vaadata. Ega muud, mis siin ikka öelda on. Homme on juba linnavolikogu istung Tallinnas, seega vaatame, milline tsirkus seal käib. Veel 6 kuud on umbes jäänud seda linnavõimu, kus siis Luik, Haug ja Vähk on kõik seal peapidi koos. Keegi ei tea, kuidas linna juhtida. Oktoobrikuus saab see probleem lahendatud õnneks, kuna on valimised ja vast Tallinna valija teeb selgelt oma otsuse, et millist linnavõimu nad tahavad uuesti näha. Ja järgmisel nädalal olen taas minemas Brüsselisse, kus toimuvad meil komisjonide istungid, muud tegemised ja loomulikult tuleb ka siis nädala ülevaade oma valijatele, tulevastele valijatele ja mul loomulikult kõikidele vaenlastele, kes ei salli seda tõde, mida me aitame levitada Brüsselist ja Strasbourgist. Olge tublid ja kõigile ilusat saabunud kevadet. Varsti on ülestõuspühad, nii et kevad on suure hooga peale tulemas, ilmad lähevad ilusamaks, siin Strasbourgis on juba, nägin võililli õitsemas, nii et kevad on juba täies hoos. Loodetavasti on see kohe ka Eestis, kus saaks hakata juba siis aias toimetama ja aeda koristama ja õuetöid tegema. Olge tublid ja kohtume umbes taas nädala pärast Brüsselist.